Nädala alguses kirjutas Eesti Ekspress, et juba aastaid on politsei kasutuses üle 200 kaamera, millega on võimalik jälgida inimeste liikumist. Elanikes on see tänaseks aga tekitanud omajagu küsimusi, et kas tõesti kogub politsei pidevalt ka nii-öelda süütute inimeste kohta andmeid ning kuidas neid andmeid säilitatakse. Mis teie arvate nendest politseikaameratest, millest hästi palju on räägitud viimase nädala jooksul? Ei tunne praegu häirituna. Et kui ei ole midagi varjata, siis pole midagi karta? Jah, täpselt. Ma arvan, et seaduskuulekale inimesele ei ole probleemi. Kui nad seal peavad olema, las nad siis olla. Eks see distsiplineerib juhte ka natukene. Teil pole midagi varjata? Ei ole. Jaa, iseenesest normaalsed asjad. Juba pikalt on soovinud PPA kasutusele võtta keskmise kiiruse mõõtmise kaamerad, kuid seda lubavat seadust täna veel ei ole. Samal ajal tuleb aga välja, et juba eksisteerivad numbrituvastuskaamerad, mille abil salvestatakse igal kuul üle 20 miljoni numbrimärgi. Nende abil on piltlikult öeldes võimalik registreerida iga auto teekond punktist A punkti B. Need kaamerad on meil olnud väga pikka aega kasutuses, juba aastaid. Peamine eesmärk on siis tabada ka kurjategijaid ja juhatada politseid kuumadele jälgedele. See on väga oluliseks tööriistaks näiteks kriminaalpolitsei suunal. Belitšev toob mitmeid näiteid, kus numbrituvastuskaamerad on aidanud tabada nii Leedu autovargaid kui ka näiteks lapse vägistaja. Avalikkuses on aga meelehärmi tekitanud just asjaolu, et andmebaasi salvestatakse absoluutselt iga mööduja auto. Ja praegu me vaatame otsa süsteemile, kus siis on politsei annab ise endale loa ja siis ise kontrollib, et seda ligipääsu ei ole kuritarvitatud. Et mul on usk Eesti Vabariigi politseisse väga kõrge, aga privaatsus on midagi sellist, mille eest me peame seisma. Ma pean seda silmas just sellest vaatenurgast, et sellistele andmetele, asukoha andmed, kellega sa koos kuskil oled. Me üritame inimeste privaatsust hoida nii palju kui võimalik ja seda rikkuda nii vähe kui võimalik, mis tähendab ka seda, et tegelikult selles süsteemis on need numbrid ilma isikustamata kujul. Kõik PPA töötajad selle ligi ei pääse. Meil on asutuses loodud süsteem, kus erinevatele andmekogudele antakse õigusi vastavalt sinu selle tööülesannetele ja stiilile ja tegelikult logitakse kõiki neid päringuid. PPA-l on õigus neid andmeid säilitada kuni 3 kuud. Tegelikkuses kirjutatakse need siiski ümber juba keskmiselt kuu möödudes. Päringuid andmete kohta salvestatakse aga ka pärast nende kustutamist ning PPA andmebaasis olevale infole on õigus igal auto omanikul. Võiks olla lihtne teada saada, et kes on sinu andmeid vaadanud või miks mitte ka saata siis automaatseid teavitusi juhtidele, et oleme teid vaadanud, siin on teil nagu see fakt, et kui te tahate tutvuda, miks või kuidas. Et selles mõttes see hästi oluline on läbipaistvus just nende isikute suhtes, kelle suhtes need meetmed on toime pandud, eks ole, ja siis tekib ka suurem usaldus, et neid andmeid ei kuritarvitata. Belitševi sõnul on tänane avalik arutelu ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine igati tervitatav, sest politsei jaoks on oluline inimeste usaldus. Kindlustunde tagamiseks algatas peadirektor eile ka numbrituvastussüsteemi suhtes teenistusliku kontrolli. Mõte on ka see, et tegelikult vaadata üle see olemasolev regulatsioon, andmete säilitamine, salvestamine, kustutamine ja vajadusel teha siis ettepanekuid, kuidas oleks tänast süsteemi võimalik muuta selliselt, et seda kindlustunnet veelgi suurendada.